kogun julgust. Tere jälle, olen Anu, kuraator. Täna oleme taas Tartu Ülikooli muuseumi hoidlas Toomkirikus. Järgmisel korral räägin ma teile sellest maskist. Seekord aga täidan lubaduse tutvustada vahamudeleid. Need olid 19. sajandi lõpus Tartu Ülikooli üliõpilaste õpetamisel kasutusel, selleks, et näidata neile, milliseid kahjustusi ja haiguseid inimestel olla võivad. Nad on ka hästi realistlikud. Näiteks sellel mudelil on ripsme- ja kulmukarvad ning sellel käemudelil on isegi mustus küüne all. Käemudelil on formaliinist tingitud kahjustus ja nahakahjustustest räägitakse ka praegu, kus käte liigsel desinfitseerimisel võib tekkida nahaärritus. Ja just samal põhjusel nahaärritus kimbutas ka 19. sajandi lõpu operatsiooniõdesid. Selle probleemi lahendamiseks William Halsted, John Hopkinsi haigla väga kuulus kirurg, palus Goodyeari firmal välja töötada kummikindad, selleks, et kaitsta tema lemmikoperatsiooni õe käsi. Ja hiljem nad abiellusid. Baltikumis ja Saksa kultuuriruumis võttis kummikindad kasutusele Werner Zoge von Manteuffel, kes oli baltisaksa kirurg ja samamoodi töötas ta Tartu Ülikooli haiglas. Manteuffel soovitas teha sellist kummikinda suppi, nimelt keeta kummikindaid nii enne kui pärast operatsiooni, kuna kummikindad olid tolle kordu kasutatavad ning just sellel põhjusel hoiti kummikindaid ka ühekaupa sellistes riidekottides, et hoida neid võimalikult puhta ja steriilsena enne järgmist kasutamist. Tänaseks kõik, kohtumiseni!